Minu jaoks õpioskused tähendavad seda, et lapsed teavad, mida nad teevad ja nad teavad, miks nad seda teevad ja nad oskavad valida enda jaoks selle tõhusa viisi, kuidas mingit asja teha või ülesannet lahendada või tekstile läheneda. Et nad oskavad õppida ja tegelikult ka see, et nad oskavad võtta vastutust oma õppimise eest. See on õpioskuste arendamine ennekõike ja esimeses järjekorras tegelikult see, et õppija saaks hakkama erinevate lugemistekstidega. Et ta leiaks sealt üles selle, mis on oluline. Ja et ta oskaks mitte ette lugeda seda pikka ja keerulist lauset, mis sageli meie õppekirjanduses ette tuleb, vaid et ta oskaks selle kokku võtta 3 sõnaga või 5 sõnaga. Oma klassis teen ma õpioskuste arendamiseks seda, et ma küsin vahetevahel õpilastelt, miks te üldse õpite? Miks üldse õppimist vaja on? Ja läbi selle arutelu jõuame me tavaliselt selleni, et õppimiseks on väga erinevaid viise. Me hästi palju räägime sellest, miks mõni ülesanne on hea, miks seda teha, miks see viis just praegult oli tõhus, miks me valisime selle viisi, mitte mingisuguse teise viisi. Räägime sellest, kui oluline on ka lihtsalt treenida aju ja arendada mälu ja et aju on lihas ja kõik sellised vestlused ja proovime seda siis ka ülesannetega ilmestada, et näiteks teha sama asja 2 moodi ja siis pärast vaadata, et kuidas läks, et kumb siis nagu tõhusam oli. Mina pakun neile meetodeid ja lasen neil endal mõelda, siis me katsetame seda ja lõpuks juhin nad ka reflekteerima, et nad ise siis oskaksid hinnata, kas see, mis nad just tegid, aitas neil päriselt õppida või ei. Ehk hästi oluline on, et nad näeksid oma tegevuse tulemust. Kui sa tahad midagi endale meelde jätta, siis saad tekitada endale seoseid ja meil oli just selle kohta projekt, õppima õigesti õppima ja sa saad seoseid teha näiteks 2 jätad meelde nagu kaksikud ja teed erinevaid seoseid endale. Oma klassis olen ma näinud, et kui me keskendume õpioskustele ja räägime sellest, siis õpilastel esiteks tekib suurem huvi õppimise vastu ja neil on põnev neid erinevaid meetodeid katsetada. Samas olen ma ka märganud, et on vaja korduvalt seda ühte ja sama asja meelde tuletada ja juhtida neid meetodeid kasutama, sest muidu nad lähevad väga kiirelt tagasi selle juurde, mis on nende jaoks kõige mugavam. Ehk see õpioskuste palett on hästi suur ja lai. Ja siin on nüüd küll see, et õpioskuste puhul see õpetajate omavaheline koostöö. Kui me kõik oleme 7. klassi õpetajad, siis on meil mõistlik lihtsalt omavahel kokku saada kas või ainult selleks, et rääkida õpioskustest. Töötasime kõikide õpetajatega koos välja ühtsed plakatid ja ühtsed meetodid, mida siis pidevalt kasutada, et kõikides klassides on üleval samasugused plakatid ja siis ei ole laste jaoks kogu aeg uus, et millise meetodi õpetaja valib, vaid on samasugune ja sarnane ja see teeb laste jaoks lihtsamaks ja õpetaja jaoks ka lihtsamaks, et ta juba teab, mida ta tegema hakkab ja ta saab valida lihtsamini selle vahendi. Ja koostöös siis nende plakatitega on meil ka selline juhtgrupp, kes siis nagu hoiab kätt pulsil ja vaatab, et kuidas siis sujub, et iganädalased õpetajate küsitlused, kuidas nende õpioskuste arendamisega läinud on. Ja siis see juhtgrupp analüüsib neid ja siis me teame ka, kuidas seda järgmist fookust seada, millele seminaridel rõhku panna ja kuidas selle kõigega nagu edasi liikuda. Et see on õpioskuste arendamine on hästi tugevalt meil ka sellises kooli fookuses. Ja seal taga on veel see peidetud asi ka, et kui õpilased saavad aru, et õpetajad teevad koostööd, siis muutub koostöö kui märksõna nende jaoks tähenduslikumaks, et see ei ole mitte midagi sellist, mida teevad ainult õpilased klassiruumis, vaid et see on normaalne elu osa, isegi õpetajad teevad seda. Ma arvan, et see õpioskuste arendamine mõjutab õpilasi pikas perspektiivis palju, et ma väga loodan, et neil on tulevikus kergem selle võrra, et kui nad lähevad siit minu juurest ära 4. klassi teise kooliastmesse, siis tegelikult niisugune statistika on näidanud, et 4. klassis on väga raske. Aga ma loodan, et head õpioskused lasevad neil siis
või noh, lubavad neil olla edukamad, sest et nad juba teavad, kuidas on mõistlik õppida ja mida selleks teha. kõik.